Hüpoteetiliselt, kui teie saaksite Tallinnas ainuvõimu, siis näiteks need punased rattateed te kaotaksite ära. Ma arvan, et rattastrateegia on selgelt läbi kukkunud, et need ideed, mis 2016 paberile pandi, ei olnud reaalsusega kooskõlas. Eeskätt selles osas, et kui palju need kulutused maksma lähevad ja mis need negatiivsed mõjud on, ehk kui palju sa hakkad piirama teisi liiklejaid. Alternatiivina ma olen välja pakkunud selle, et tegelikult kõik need kergliiklusteed ei peaks olema suurtel magistraalidel, vaid kõrvaltänavatel. Just need kohad, kus me tahame autoliiklust vähem hoida, kus on kodutänavad, kus kergliiklusteed võivad minna läbi parkide, et sul ongi parem atmosfäär ja keskkond, kus liigelda. Aga hetkel tundub, et see on natuke liiga radikaalne idee, kuigi ma olen tutvustanud seda nii linnavalitsuse liikmetele ja ka rattaentusiastidele, rattapoodidele, kust on tulnud positiivsed tagasisidet. Ehk ma arvan, et tuleb ümber sõnastada, me ei räägi rattastrateegiast, me peaks rääkima kergliiklusstrateegiast ja ma arvan, et need liikumiskoridorid peaks selgelt eristama motoriseeritud transpordist ja sellisel juhul oleks liikumisvabadust mõlemale, liikumiskiirused oleks mõlemale paremad, ohutus oleks mõlemale parem, et ma arvan, et sellest on ainult võita.